Tegelikult olen oma olemuselt päris suur individualist, aga kui ma õppisin õpetajaks, siis tegelikult seal õpingute käigus ja erinevaid selliseid grupitöid tehes ja ka valmistudes siis ise oma õpetajatööks avastasin ma esimest korda, et tegelikult see grupitöö ja grupi energia, mis tekib nagu inimeste koostööst ja kui kõik panustavad siis selliseid oma tugevusi ja paremaid teadmisi, et see on väga suur ja selline väga võimas ja annab tegelikult palju parema tulemuse kui siis iga sellise indiviidi omaette panustamine ja nokitsemine. Et tänaseks võib öelda, et ma olen siis selline lausa ühistute patrioot, et ma olen siin ka oma ettevõttega ka E-piima ja Eesti Tõuloomakasvatajate ühistu liige ja selline kindlustusühistu mõte on ju tegelikult Eesti oludes ainulaadne ja just põllumehe seisukohalt hästi vajalik. Et põllumajandus on teadupoolest hästi selliste kõrgete riskidega tegevusala ja neid selliseid tooteid ja tegevusi, mida tahaks nagu kindlustada või mida oma selliseks rahuliku une tagamiseks nagu kuidagi tagada, et neid on päris omajagu. Et minu selline lootus ja mõte on see, et kui meil on selline ühine Eesti asi, kus meil kõigil on nagu ka võimalus kaasa rääkida, siis me saamegi ka põllumeestena kujundada endale selliseid enda vajadustele vastavaid ja Eesti vajadustele vastavaid kindlustustooteid, mis võib-olla aitavad meil siis ettevõtjana paremini ellu jääda ja rahulikumalt magada. Minu arvates selline ühistuga või sellise suurema organisatsiooniga liitumine annab tegelikult aga väga väikese panuse või väga väikese riskiga võimaluse saada osa millestki sellisest suurest, et kuna ühistus tõesti on igal liikmel on oma hääl ja kõik head ideed korjatakse üles ja viiakse ellu, siis see on ka nagu sellise väikse inimese suur võimalus. Mulle meeldib just nagu see mõte, et see kindlustusühistu on nagu loodud Eesti inimeste poolt ja Eesti inimestele, siis me saame olla nagu hästi paindlikud nende toodete ja teenuste pakkumisel ja tarbimisel ja saame just nimelt näiteks kas klimaatiliselt ilma poolest Eesti eriperedega arvestada, et Eesti põllumajandus ja Eesti loomade väärtus ja saagiväärtus ei ole kindlasti võrreldavad võib-olla mingi Ameerika omadega, aga just see, et me saaksime siis Eesti vajadustest võimalustest lähtuvalt ühest küljest selle toote kujundada, aga teisest küljest siis tõesti see, et ma olen väga suur Eesti patrioot, ma kannan Eesti toodanguid omal seljas, ehteid, ostan kõike, mis võimalik, loomulikult Eesti toit, et tõepoolest, et iga sent või euro, mis jääb Eestisse, on meie kõigi jaoks ja nii ongi. Minu soov ja mõte on ikka eeskätt oma sellisest erialast lähtuvalt, et äkki kindlustusühistu siis leiab ka võimaluse pakkuda selliseid spetsiifilisemaid saagi või miks mitte ka loomade kindlustustooteid, mida siiani ei ole nagu turul olnud. Ja loomulikult on põllumehel ka väga kallis tehnika, mis kogu aeg sellist tagavaraplaani vajab, et kindlasti tarbiks siis selliseid traditsioonilisi tooteid, aga loodaks ka täiesti midagi sellist uut ja unikaalset ja just põllumehele vajalikku teenust sealt saada. Mina kindlasti soovitaksin ettevõtjatele kindlustusühistuga liituda just nimelt selle sama mõtte pärast, et see on sinu võimalus nii-öelda tellida endale oma vajadustele vastav ühest küljest siis see kindlustustoode, aga teisest küljest siis ka saada seda teenust, millest sa tead, kuidas see on loodud, kelle poolt see on loodud ja tead, et kui sealt siis tekib ka selline tulu või kasum, et siis see läheb samamoodi meie kõikide hüvanguks.